Aloha, imelised seiklejad teisel pool ekraani. Minu nimi Krista-Arro Laksmi-Titton ja jällegi eetris imelisest päikeselisest San Diegost. Ja täna on väga-väga eriline päev jällegi, kuna meil on käes siis sisemise pere coachingu programmi tagasisideme lindistus ja täna on meil teisel pool ekraani Lea. Ja tere tulemast, Lea, sulle ja su sisemisele perele. Ja kas sa tutvustaksid meile ka, kes sa selline oled ja millega sa tegeled? Et seaksime siis sinuga paremini tuttavaks. Tere! Minu nimi on siis Lea ja olen ikka parimates aastates, nagu öeldakse, sellises kuldses keskeas. Ja tegelen igapäevaselt, olen ettevõtja ja tegelen nagu raamatupidamisega. Siuke imevahva amet ja väga vajalik. Just, et oled numbrite haldjas, nagu mina raamatupidajaid kutsun. Ja raamatupidamine on tõesti väga tänuväärne töö. Mina nii-öelda väga siukse reaalainete armastaja ei ole ja ma tõesti väga hindan inimesi, kes nii-öelda siis tegelevad numbritega ja seda nii-öelda siis üsna keerulist tööd nii-öelda korraldavad. Nii et aitäh sulle sinu panuse eest numbritse hoolitsemise eest. Aga palun. Ja nüüd sinuga, Lea, on selles mõttes väga põnev lugu, sest sinu jaoks ei ole see sisemise pere coachingu programm esimene kogemus, minuga online kogemust siis kogeda. Ja võib-olla sinuga alustaksimegi, et sa tegid ju ka läbi Külluse seikluskoolituse Unistuste ellu 8 kuud. Ja nüüd me arutasime ka sinuga ja sa arvasid ka, et täitsa nii-öelda siis, kui täitsa lambist inimene nii-öelda siis tänava pealt tuleks, et see oleks võib-olla täitsa isegi mõttekas algus, et nii-öelda siis vaadata Külluse ratta siis toimimisse. Seal me rääkisime siis seksuaalsusest, suhetest, tervisest, eluülesandest ja holistilisest küllusest ja meil oli ka energiatöö ja kuidas siis nii-öelda need eluülesanded töösse panna. Et see oli selline hea vundament sinu nii-öelda siis jätkuvaks tööks oma sisemise perega. Et mis sa selle kohta veel ise kommentaariks tahaksid ütelda? No sisemise pere kohta üldse kõige esimest korda ma selle programmi käigus üldse kuulsin. Et kui ma XUEga liitusin, siis see uue aja energiad ja kõik, mis sinna juurde kuulub, ma ei olnud mitte millestki varem kuulnud. Enamus, kes meiega seal grupis olid ühel või teisel määral tuttavad ja minust ikka mitu head sammu eespool. Ja kui ma nüüd oleks, ütleme, otse pidanud selle sisemise perega ennem liituma, ma kahtlen, kas ma oleks liitunud, sest ma poleks teadnud üldse, mis see endast kujutab. Ja sinna Küllusseikluskoolitusse, sinna me läksime juba põnevusest ja ideed olid, miks me sellega liitusime. Aga nüüd edasi liikudes sellest XUEst ja edasi arenedes, siis see oli ainuõige samm sisemise perega üldse liituda. Ja see samamoodi see põnev retk läbi teha. Nüüd selle sisemise pere nii-öelda siis formaat nüüd oli natukene muutunud ja kui sa nüüd tagasi mõtled just see, kuidas see siis kokku oli mul pandud, et olid need väikesed kõned ja siis oli meil rännak ja siis oli su kodutööd ja need erinevad siis asjad, mis olid, pluss siis lisaks Facebooki grupp, mis siis natuke toetas veel lisaks ja tagasiside oli nüüd ka siis hoopiski videoversioonis. Et kuidas see formaat sinu jaoks ja sinu pere jaoks toimis? Kuna igaühe oma sisemine pere on ju väga erinev, siis see saigi olla ainuõige lahendus, et kõikidel oli individuaalne rännak koos sinuga. Mitte ühine nagu teises koolituses XUEs siis. Et sellepärast töötas ta väga hästi, et igal ühel olid omad
igasugused asjad, mis kellelgi välja tulid, kõik oli ju erinev meil. Meil on kõik alates sünnist saati erinev, me ei ole ju sarnased. Igaühel on oma need head ja halvad kogemused, mis elu jooksul on tulnud ja need said kõik selgeks selle rännaku käigus, sest ütleme ausalt, minul oli küll palju asju, mida ma isegi ei mäletanud. Et need üldse on kunagi olnud või eksisteerinud. Aga need kõik tulid välja selle rännaku käigus ja kui ta nüüd see ülesehitus oli niimoodi, siis see rännak läbi teha, algul siis sisemine laps, siis sisemine naine, siis sisemine mees ja pärast siis kokkusegamine, ühilduvus, siis see oli väga hästi tehtud. Ja nüüd ka, kuidas sinule tundus, kas see 4. kuu, kus oli nii-öelda siis kokkuvõtte ühesõnaga, mingis mõttes ongi nagu ühe poja toit siis, et kas see oli vajalik ja sobis sinna lõppu see 4. kuu? No minu puhul tuli välja, et väga hästi sobis, sest pool kuud ma magasin sõna otseses mõttes ju maha. Et ta pani ju absoluutselt kõik liikuma ja see jätkub praegu nii. Nii et ma usun, et lõpp nüüd juba paistab. Et ta aktiveerib ka väga sageli sügavaid protsesse nii keha, vaimu, meele tasandil, et siis on vaja need nii-öelda mürgid ja vanad toksiinid välja lükata, et saaks siis uus ja puhas algus alata. Ja see viimane kuu see oligi, mis algul tegelesid iga kuu eraldi, iga perekonnaliikmega ja viimane kuu oli siis kõik koos, nagu ühtne pere toimimas. Ja kõik, kuidas see tööle hakkas ja kõik täpselt, kuidas haigi niimoodi, paar nädalat olla, siis see lahti läkski. Et ma arvan küll, et seda oli väga vaja. Ja nüüd, kui sa mõtled tagasi siis kõigi 3 sisemise pereliikme peale, et milline neist siis oli sinu jaoks võib-olla kõige suurem üllatus? Et vot seda ma küll ei oodanud või see oli küll täitsa uskumatu. Et kui sa võtad nii-öelda nendest 3 siis välja või võib-olla ka igaühe puhul oli midagi väga erilist, et kuidas sul see kogemus oli? No sisemine laps oli siuke, see oli väga mänguline, üldse terve see protsess oli väga mänguline, kui ühe sõnaga kokku võtta. Sisemise lapsega oli siuke sõna otseses mõttes, nagu sa tegeleksid väikese lapsega, terve see kuu. Üllatusi oli seal palju. Kõik, mis sealt välja tuli, mida ei teadnud. Võib-olla ütleks, et see sisemise naise kuu oli minu jaoks teatud määral kõige keerukam. Aga üllatus ja taipamisi tuli sisemise mehe kuul. Kuigi mu oma töö ja mu olek juba näitab seda, et mul on öeldud, et ma olen siuke hea analüütik, tugev. Et selles mõttes oli ta lihtne, aga tuli jälle välja seesama künnihobuse efekt. Ja see taipamine, et sa ei pea seda kõike ju ise tegema. Ja seal samas oli see sama efekt. See oli küll terve sisemise pere puhul. Ma ju hakkan reisile minema ja ma nüüd tasapisi valmistan ette, et tuleb tööd teha, peavad asjad õigeks ajaks jõudma. Ja ma kaotasin järjekordselt enne reisipassi ära. Ja kuna ma pean reisibüroosse oma passi andmed andma varem, ma olen seda otsinud ikka tükk aega, terve selle haiguse aja ma olen seda otsinud ja ei ole. Ja siis taipasin öelda, et kutsusin oma sisemise pere appi. Aidake mul leida mu pass üles. Ma rääkisin oma pojaga ja ta ütleb, et ei ole võimalik, et sul on jälle kadunud. See on iga kord. Ja küll ma siis ütlesin, et küll ta kolis ära koos mu passiga ja mida iganes. Ja nii kui ma läksin oma tuppa ja esimene asja, mis ma avasin, seal ilusas tühjas karbis oligi minu pass. Nagu keegi oleks pannud selle sinna. Ja see oligi nii. Väga lahe.
ja nüüd sisemise mehega seoses sul oli veel üks väga lahe kogemus, kui sa hakkasid vaatama oma seal eelarveid ja kulusid ja tulusid ja vaatasid, et oi, et oleks natuke lisaküllust vaja. Ja sa panid oma sisemise mehe tööle. Mis seal siis juhtus? Ma tegin kuuplaanid ära ja vaatasin, et on veel mul paar kohta, mis on vaja ja mul jäi täpselt puudu 1000 eurot. Ja ütlesin, et ma ei hakka seda võtma mingist eelarvest või oma igakuistest rahadest, mul on seda lihtsalt vaja. Ütlesin, et ma olen väsinud ise arvutamast ja planeerimast ja ütlesin oma sisemisele mehele, et võta nüüd see enda peale ja toimeta. Ja 1. jaanuari hommikul oli vist, ma ei mäleta, kas oli täpselt esimene, mis kuupäev see oli ja siis ma võitsin 1000 eurot ja tuli veel 250 peale ka. Nii et 1250 eurot manifesteeris sisemine mees nagu lupsti. Jah. Nii et nii lihtne võib olla. Jah, ja milles siis kogu see vaev kõik need aastad? Kogu aeg ise künni hobusena on. Jah. Ja. Nüüd meil oli ka olemas siis see Facebooki grupp, ta oli lihtsalt tõesti toeks, inimestel oli võimalus jagada, seal ei olnud kohustust midagi teha. Kuidas see sinu jaoks toimis, et see oli sihuke lisaboonus? Grupp oli ja infot sai seal palju, väga tore oli teiste lugusid lugeda. Mina ei ole kirjatöö inimene. Ja kui ma lugesin, kui ilusti, kui pikalt ja kui vahvaid lugusid seal kirjutati, siis mõtlesin, et oi ei, ma ei saa kirjutada. No tegelikult, no ja, ma ei hakka vabandama. Et ongi, vaata, igal ühel on omad anded, sul on võib-olla numbrite anne, teistel on kirjutamise anne. Et aga ikkagi need lood toetasid ja andsid sulle inspiratsiooni. Ja oleks ma ennast ikka kätte võtnud, siis ma oleks seal rohkem kirjutanud. Tuli ette üht ja teist ja kolmandat, aga ei, need grupid on head. Kui sa nüüd vaatad suuremas pildis, et tagasi sellele Leale, kes siis alustas sisemise pere coachingu programmi ja praegu, mis on võib-olla siuksed suuremad muutused, mis sa saad kohe nii-öelda siis selgelt välja tuua? Kui sa teed siukse asja läbi või sul on need teadmised, mis sul on nüüd peale seda kursust, siis esimene asi, sa ei ole enam mitte kunagi üksi. Sa oled teisel tasandil või kuidas seda on parem öelda, reaalsus on hoopis teine. Sa ei ole mitte kunagi üksi ju. Ja see ongi kõige kergemini, lihtsamini öeldud asi. Et enne seda ma olin sellest kuulnud, aga me ei osanud sellega niimoodi toimetada. Et teema ei olnud küll uus, aga nii sügavuti ja põhjalikult ei olnud seda lihtsalt võimalik läbi teha parem. Ja, väga hea. Nüüd meil oli ka siuke praktika, et soovituslikud siis võis kirjutada siis oma sisemise perega siis suhtlemiseks, kes siis sai hommikuti või päeva peale. Kuidas sinul selle kirjutamisega oli, et kas see oli sinu jaoks toimiv praktika, avastasid sa midagi muud, oli sinu sisemise pere liikmed jutukad selles mõttes, kuidas see sinu jaoks oli? No teha tuli, kuna ta oli kodune töö, eks. No saab hakkama ka, aga kirjatöö ei ole minu rida. Tihti ma avastasin ennast selle pealt, et ma nagu räägin kellegagi ja pliiat seisab. Et mõte läheb ees, aga pliiat ei jõua järgi. Et ma imetlen inimesi, kes kirjutavad, on kirjanikud, respekt neile, täielik.
Aga kui harjutaks rohkem, võib-olla leiaks ka selle üles, aga taipamisi tuli sellega küll. See tuli päris ruttu alguses, sest nagu vaatenurgad muutusid, sa nagu nägid teatud asju hoopis teise nurga alt. Et aitab nagu natukene võib-olla asju seedida ja siis sealt tulevadki need mõtteid korrastada, ütleks täiesti mõtteid korrastada. Ja sihuke täielik asjade suhtes nagu tuli hoopis sügavam sihuke tunne ja vaade ja nihuke inimeste suhtes üleüldse tuli selle kursuse käigus nagu sihuke austus ja lugupidamine, et õppisid nagu teisi inimesi hoopis teise pilguga vaatama ja ennast mitte toppima nende ellu, nagu minul eriti oli kombeks. Et mingis mõttes siis ka võib-olla hakkasid ka tähele panema nende sisemisi peresid ja aru saama, et neil on siis oma protsessid vaja ise oma sisemise perega ära maadelda, et ei saa nende eest asja ära teha. Kõigil on ju oma elu, kõik on tulnud siia ilma oma kogemusi kogema, kuidas saan mina nende eest nende elusid elada. Just, et väga oluline taipamine. Nüüd meil oli ka afirmatsiooni küsimused, et kuidas sul nendega oli, et kas need olid sulle toeks või olid pigem sihuke nuhtlus kaelas? Kuidas sul nendega oli? Tegelikult need on üldse väga head asjad, mitte ainult selle kursuse käigus, vaid neid tuleks, mina ise kasutan, igapäevaselt üldse kasutada. Et me oleme sellega puutusime ka kokku suu aeg juba ja teatud küsimused on mul kõik üles sisse loetud ka sinna mobiili. Osad on nüüd üles kirjutatud, aga eks igal ühel on ka need enda jaoks spetsiifilised. Et need on väga head asjad ja nad on väga suureks abiks. Et aktiveerivad siis natukene rohkem vaimu ja loomingut ja kulgemist. Nad teevad sind positiivsemaks ja tõstavad nagu hoopis teisele levelile. Väga hea. Nüüd julguse harjutused, et kuidas nendega oli, et nüüd suve ajal oli neid ka päris kenakesti, et kuidas siinsete julguse harjutustega oli? Suve omadega oli võrrelda, minu omasid küll ei andnud. Mis nende vahe oli? Vahe oli väga suur. Et minu pool oli vahe ikka kordades suurem, et me saime ikka hea põhja seal alla. Et kas need olid nagu kergemad siin või mis vahe oli? Et kui minul olid kergemad, nad olid nagu igal ühel erinevad, nagu ma aru sain, et igal ühel olid omad ülesanded. Ei, need olid kerged. Mõni nõudis rohkem siukest julgust, aga ei, need olid väga lahedad. Ja, et need on ka siis iga kord, kui meil oli rännak, siis selle rännaku ajal ma panin tähele, kus on nii-öelda siis need järgmised nupud, kuhu tuleks võib-olla vajutada või tegeleda ja siis sai need igale ühele siis ette söödetud, nii et väga tubli. Nüüd, kui me vaatame siin selle programmi ajal väga paljudel tekkis ka rohkem nii-öelda selgust üleüldisemas mõttes, kes nad on ja kes nad ei ole ja mida nad peaks tegema ja nii edasi. Ja nüüd üks teema, mis oli väga kõrgel tähtsal kohal ka XUE kursuses, Külluse seikluskoolituse omas ja ka siin on tegelikult eluülesanne, et kuidas ja kas sellega sul oli, et kas hakkas tulema mingeid rohkem taipamisi või arusaamisi, mida sa veel võiksid teha või kus suunas nii-öelda siis oma eluülesannete talente nii-öelda siis suunata? Tegelikult see päris lõpus, viimasel vestlusel sinuga, siis lõi mul üks asi lahti. Tegelikult on üldse olnud niimoodi, et ma oma peale igapäevase töö nagu ei peaks üldse omal midagi olevast, kuigi
suguvõsas ja eespool esivanematel, et on olnud nii muusikuid kui kunstnikke või mida iganes, kes on tegelenud millegagi väga hästi, siis tundub, et minust on need väga kauges kaares mööda käinud. Ja aga nüüd siin viimases vestluses sinuga, et siis hakkas minu vastu esimest korda nende aastate jooksul üldse tekkima sihuke asi, et ma olen valmis ja ma tunnen tahtmist tegeleda inimestega, aga hoopis teisel tasandil kui teised siiamaani, et mina olen pigem valmis kuulama. Ma ei tea, kuhu see välja viib, et sealt ma sain sinu käest ideid, ma juba vaatasin neid koolitusi, et kus need toimuvad, kes neid läbi viivad. Ja nüüd ongi mul vaja, et kuna mul on niikuinii ametialaselt vaja sinna Töötukassasse minna, siis mõtlesin, ma küsin kõige parem nende pealt koha pealt nende kursuste kohta, sest tuleb välja, et nemad on kõige rohkem sellega kursis. Väga lahe, nii et said uusi suundasid, mida uurida ja vaadata, kust edasi areneda. Jah, see oli see kogemusnõustaja, mis idee, kuhu ta välja jõudis, et teha need kursused läbi ja vaadata edasi. Et panna need tööle ja proovida veel nende talentide mänguga välja tulla, et milline haru siis täpselt ja kuhu ja kuidas. Et jah, siin rääkides siis eluülesandest, et minu lähenemine siis on just see, et meil on neid mitmeid, need avalduvad siis läbi erinevate talentide ja iga talent siis vajab nii-öelda oma väljenduskanalit, et nagu minul on mantra veeteraapia või siis energiatöö või siis blogide kirjutamine või filmide tegemine. Igal talendil on oma kanal ja siis me peame valima siis, kuidas me nad töösse paneme, et nad saavad siis meid teenida ja meie saame neid teenida. Ja selles mõttes ongi, ma mäletan üks hetk Eestis, kui hästi paljud minu tuttavad, kes ka raamatupidajad, hakkasid kõik nii-öelda siis neid ehteid tegema, et siin ka näiteks need käevõrud ja mingid siuksed asjad. Ja see oligi tegelikult, et nende nii-öelda siis kreatiivne, loominguline osapool hakkas välja lööma, sest kui sa oled ainult reaalses maailmas numbritega, siis see teine osapool on ikkagi väga nii-öelda varjus sageli ja see andis võimaluse siis neil nii-öelda seda avastada. Et sinul samamoodi, et väga põnev, et mis sealt kõik välja võib tulla, eriti kui sa nüüd siis veel sisemise perega seda hakkad ajama. No ikka koos. Jah, just. Ja nüüd, kui sa vaatad nüüd viimasele 4 kuule tagasi, et kuidas on muutunud sinu suhe endaga ja teistega? See sama programm, nagu ta sundis iseenda vastu olema aus. Tegelikult tahan või ei, ma ei olnud seda. Just nimelt iseenda suhtes. See ei ole kerge. Et sa lihtsalt vaatad iseendale otsa ja nimetad asju nii, nagu nad tegelikult on. Ja ütled, sead ennast esikohale. See ka, alati olid ikka teised tähtsamad. Teed seda siukse hea südametunnistusega, on ju? Jah, aga sellega ei tee, nüüd ma olen aru saanud, et ma ei tee sellega kellelegi head. Et siuksed asjad ja need tulid kõik selle kursusega välja ja siuke iseenda tundma õppimine, kes sa tegelikult üldse oled. Et me kõik mõtleme, me ju teame, kes me oleme kõik, aga ei tea. Et see sinu sisemaailm, see teadlikkus ja sa ju iga päevaga saad aina rohkem teadma. See ei ole, et sa nüüd kõike tead, ei tea. Ja see aitab prioriteete paika panna. Mis on üldse oluline ja mis ei ole, et oma mõtlemise ja kõik siukse olen ümber vaadanud. See, mis oli ennem oluline, see enam ei ole.
Ja nüüd, kui sa sead ennast esimeseks, sa tead, et see ongi nagu sellepärast, et enda eest hoolitsedes tunned sina ennast hästi ja siis tunnevad ka teised hästi. Et sa ei pea ennast halvasti tundma selle pärast. Et sellesse nagu kõik pihta hakkabki. Ja nüüd teistega suhtlemisel suve ajal sul oli huvitav, sa rääkisid mulle mitmeid kordi, et sa said täiesti nagu niisugustest väikestest solvumistest teistega seoses lahti. Ja siin selle programmi ajal sul tekkis teine nii-öelda siis spiraal, mis tõmbas sul seesmiselt käima, mida sa hakkasid avastama, et kas sa seda soovid natukene mainida? See on jah, mis on tekkis just teatud inimese suhtes sihuke äkkviha. Muidugi ma sain kohe omad vitsad sellega kätte, aga seda ei olnud nii kerge endale tunnistada ja aru saada, et eks ma jäin haigeks ka selle pärast. Et sihuke äkkviha, et keegi teine ei ole süüdi, see tuleb minu enda seest. Ja sellega siis tegeleda, et kust ta on alguse saanud ja miks ta kõik nii on. Aga ma usun, et sellest on täiesti võimalik lahti saada, sest ma olen juba tegelenud sellega. Ja vaatan edasi, sest see solvumistest ülesaamine. Sellest ma ei saanudki aru, kuidas ma sellest üle sain. Ma sellega nagu ei tegelenudki. See lihtsalt üks paar kuud pärast suu, et ma avastasin, et kas elu hoiak muutus või midagi muutus niimoodi, et võib-olla nüüd, kui neid vaateludki muuta, siis muutub ka see liha koht. Ja ka teine võib-olla asi, mis sul juba muutus kõvasti suve ajal, aga nüüd veelgi võib-olla tugevamalt nii-öelda siis juuri alla võttis või tegelikult enesekehtestus. Ja üks asi, mis sa siin ka tegelikult sisse viisid, oli see, et sa enam nädalavahetuseti ei tööta, et just oma firma omanikuna ma tean samamoodi, et sageli ongi nii, et see aja nii-öelda siis libisemine läheb nagu ikkagi väga nii-öelda siis äärmustesse vahest. Ja see juba ju lõi ka väga palju teist elukvaliteeti sulle. Ja kuigi seda ma ju teadsin juba suve ajast, aga ikka paar korda kuus nagu libastus, aga siis oli üks suur taipamine. See oli nüüd selle programmi raames. See tuli jälle nii südame põhjast, et ei, et ma ei saa töötada enam. Et see ei ole õige ei minu ega ka tegelikult ka teiste suhtes. Ma isegi ei usu, et mu armsad kliendid tahaks, et ma töötaks tegelikult niimoodi nädalavahetustel ja hilisõhtuti ja öösiti. Et nüüd on niimoodi, et ei tee nädalavahetustel tööd ja kui on olnud paar korda, siis on ikkagi, ma lükkan selle nädalavahetuse ka esmaspäevaks edasi. Et 2 päeva kuuluvad mulle. Et enda aeg on väga oluline ja kvaliteet aeg. Väga lahe. Nüüd, kui vaatame veel, nüüd sa tegid läbi külluse seikluskoolituse, nüüd see sisemise pere teema. Kas ja kuidas nüüd see seiklus sulle veel võib-olla andis kas kinnitust või lisakogemusi taipamisi külluse suhtes, et mis sa selle kohta kostad? No küllus, nagu aru olen saanud, see on tegelikult kõik ju meie enda käes. Me ise loome oma elu. Täpselt see, mis elu me elame, see on lähtunud meie seest. Kui me ise saame seest korda, elame seda välja, siis saab ka meie väline elu igasuguse küllusega koos. Alates siis tervis, suhted, kõik muu, mis sinna külluse alla, holistiline küllus nagu ta on, mis sinna juurde kuulub. Et ta on meie käes. Mitte keegi ei tule ega anna seda küllust sulle niisama, kui sa ise ei ole korras. Me ise loome seda. Just, et kui oled ise korras ja holistiliselt hoolitsed siis kõikide oma sisemiste aiamaa peenarde eest, siis välises maailmas peegeldub see ka koheselt.
jah, sest maailm on peegel. Just. Ja nüüd juhtus nii, et teie selle viimase kuu ajal läks mul käima siis ka holistilise külluse katsumus, et ma nägin mitmedki korrad, ka sina olid liinil, et kas ja kuidas see sind ja sinu protsesse toetas? No meil vedas, meie sellel kursustamal vedas, et ta just praegusel ajal, kui meie kursus käis, selline boonus tuli. Et noh, millest mina muidugi poolde ei saanud, aga ma olen nüüd üritanud neid tagasi vaadata ja kurssi viia, et noh, meie grupil kõigil vedas sellega. See on kõige lihtsam ütlemine. Ja. Et seal just ma proovisin hästi palju viia siis ka ühendussidemeid näidata siis sisemise perega ja tõesti siuksed nagu siis, mida see uue aja nii-öelda siis elu ja toimetamine endast kujutab ja kuhu see võib meid viia, et palju siis minuga lugusid ja tõesti nagu siin mitmed on ka öelnud, et aitas nagu siis võib-olla korrata mingisuguseid asju ja mingid teemad siis, mis olid aktuaalsed, aitas nii-öelda siis toetas. Et kas sinul oli samamoodi, tundsid, et lihtsalt sihuke boonus ja sihuke lisatugi tuli? Boonus ja teadmisi tuli ju ka sealt juurde. Just. Sest kuigi ka vahest oled neid asju kuulanud, nagu tuleb tuttav ette, eks. Nagu unustad ära vahepeal ja kui sa ju ei tegele selle kõigega, siis mõtled, ma ju olen seda kuulnud. Kuidas ma selle jälle ära unustasin? Jah, just. Et sellepärast ongi hea, et see kursus oli siuke pikk, et andis nagu aega selle ühe teemaga harjuda. Nii et sinu jaoks oli see aeg piisav, et kui ma mõnele inimesele ütlen, et 4-kuine kursus, muidugi sinu tegid ju 8 kuud, et sul on täitsa köki-möki, aga nad ütlevad 4 kuud coaching, oh my god, hull oled, et nii pikk, et kes sinna tuleb? Et mis sina selle peale kostad? No kui teha lühem kursus, siis sa lihtsalt ei jõua seda läbi närida, nagu öeldakse sellest, et ajast jääb puudu, seda enam, et enamus meist käib ju igapäevaselt tööl. Ja see teema on suur. Materjali on palju. On kodutöö. On need üleskirjutused, need tähendused. Sa pead sellesse kõigesse süüvima. See ei ole lihtsalt nii, et sa kuulad selle ära ja okei, järgmine päev võtame järgmise teema. Ja kui sa seda teed, siis sa ei saa lihtsalt seda, mida me saime. Et tal on vaja sügavuti minekut, seedimist ja üks teist isegi ütles nii, et jah, et ma ei kujuta ette, et tal võttis näiteks sisemise lapsega ühendus juba mitu nädalat aega, et läks nii-öelda kauem, et kui oleks juba järgmisel nädalal järgmine teema peale tulnud, et siis ta ei olekski saanud üldse ühendust temaga. Ja ongi, et sisemise perega sa ju tegelikult hakkad looma suhteid põhimõtteliselt väga sageli nullist või tõesti väga väikese nii-öelda siis põhjaga ja see ei tule üleöö, et sa pead tõesti sinna nagu panustama nagu inimestega suhtes, on ju, et ka kui sa kohtud uue inimesega või ka näiteks uue meespartneriga, et sa ei abiellu ju kohe homme, on ju, et õpid ikkagi tundma teist. Ei, ta lühemalt ma ei kujutaks küll ette, et oleks sellist kasu sellest saanud. Et ajaliselt peaks olema aega sügav sukelduda. Ja. Nüüd, kui vaatame see väärtus, mida sina sisse panustasid ja mis sa vastu said, et kuidas seal sinu kogemusena see suhe oli? Mis ma sisse panustasin, aga see ei ole ju üldse mõõdetav selles mõttes, et me paneme sisse ja loomulikult tundub kõik, kui midagi ostame, maksame, et meil on siuke mentaliteet, et mida vähem maksa, seda paremaks. Seda lihtsalt kõik on harjunud, aga tegelikult, kui juba me mõtleksime natukene teistmoodi,
et kui sa tahad mingit head haridust, siis nagu pead rohkem maksma. Sealsamas iga asja kohta, et kui ta on mingi odav asi, siis öeldakse, et ma ei ole nii rikas, et nii odavaid asju osta, eks. Aga noh, hinnata, mida me sellest saime, me ei teagi veel seda ju. Et see võtab veel aega. Kui kogu minu reaalne elu, reaalsus nagu muutus. Ma ei ole enam see, ma olen hoopis teine. See, mis see kõik edasi tooma hakkab, see on kindlasti kordades suurem. Aga me ei adu seda veel keegi. Just, kuhu me sellega üldse välja jõuame. Aga jah, sest ma võin ainult öelda aitäh, et mul on olemas need vahendid, et ma olen saanud siin kursusel osaleda. Ja noh, paljudel võib-olla sa tõesti ei ole, aga sellepärast oligi hea, et siis õpid neid konteinerid tegema, et sa leiad need vahendid. Et nii olen ma nii mitmeski kohta saanud minna osa võtma, et need konteinerid on tehtud. Ja konteineritena siis mõtleme just, et sul on endal paigas ka tõesti ajalised ja rahalised nii-öelda siis kokkulepped, mida sa teed, kuidas sa panustad ja sul endal on selge, teistel on selge ja siis ongi, sellest tekib nii-öelda omaette ruum. Nii nagu meil oli sisemise pere programm, siis iga inimesega meil tekkis oma ruum, omavaheline ruum, kus olid ka oma kokkulepped. Ja ilma nende kokkulepeteta oleks asi väga laiali olnud, et nüüd, mida aeg edasi läheb, siis mina muidugi ka ju õpin nagu paremini neid konteinereid kokku panema, nii et kõigil oleks lihtsam. Ja noh, ma ei tea, kuidas sina tunned, et mina tunnen küll, et see oli kordi parem, konteiner oli selgem ja oli parem kulgeda selles läbi selle. Ja aga ikkagi on õppida. Mõtled küll, et on hästi ja on õnnestumisi ja on palju õnnestumisi, aga seal samas kõik need teemad tahavad ikkagi õppida. Nii et ei ole, et teed kiiresti. Ja nüüd sina oled ka nüüd juba pikemat aega toimetanud uue aja energiatega ja kas ja kuidas see sisemise pere programm aitas sul selgemat pilti saada, kuidas siis nendega veelgi paremini toimetada, et kas sa siit said niisugust lisa nii-öelda siis mõtteainet ja taipamisi sellega seoses? Ikka. Et nagu ma ütlen, et nagu algul magasid, ma teadsin küll nendest, eks, suveajast, aga nad olid nagu uinunud, aga nüüd sai nad uuesti luubi alla võetud, töösse pandud, saime tuttavaks. Ja nüüd ma usun, et nüüd me lähme koos edasi. Väga hea. Et ongi uues ajas tõesti sisemine perekond on tõesti nii-öelda sinu see nähtamatu perekond, tiim, kes saab aidata sind igal ajal, isegi kui sina magad, nemad võivad nii-öelda kulisside taga töötada ja toimetada, et see on väga suur vahe, et ma ütlen alati, et inimesed, kes on selle programmi läbi teinud, on teistest miile 7 penikoorma saabastega eespool, sest lihtsalt kui sul on sellised nähtamatud, siis abilised, need tõesti suudavad teha asju, mida tavainimene ei suudagi. No, seda ma usun. Ja. Sellega on kogemusi. Ja, just. Ja nüüd, kui siin on ka mõni inimene on isegi jaganud, et võt näed, ta on nüüd siin Kristal Raaga selle sisemise pere coachingu programmis osalenud ja siis mõni inimene on kommenteerinud, et issand jumal, selle hullu Kristal Raaga oled toimetud, et täitsa mis asja sa teed. Et kuidas sinu kogemus oli minuga koostööd teha selle programmi ajal ja on sul midagi selle kohta veel jagada? Väga lahe kogemus. Mul on üldse kõik kogemused väga lahedad olnud. Ja neid on päris palju olnud. Ja
mis sina neile ütleksid, kes siis, kas ma ei tea, võib-olla kardavad mind või on kuulnud, et ikka väga karm tädi see Kristel Ra. Mis sa neile kohta ütled? See on kõik suhteline, tähendab, kui sa võtad kursusest osa sellepärast, et sa tahad võtta ja sa panustad sinna, siis on kõik okei. Sest aga kui sa ei tee, siis sulle tundubki, et on karm, sest niisama ei ole mõtet minna, sest kõik panustavad ju sinna, eks. Kahesuunaline liiklus ikkagi, et kui sina panustad, mina panustan. Jah, et kui sa võtad asja tõsiselt, siis on kõik okei, et ei saa mina öelda, et on karm või mida iganes, ja on hea, et on kohe pandud maha selged märgid, et nii peab see toimuma ja nii see kursus toimub, et sa tead seda algusest peale, kuidas ta on. Et lähed, et mis sa pead tegema, mis intervalli tagant ja kui sa tahad, siis sa seda teed, siis on kõik okei. Ja ei ole mina kokku puutunud, et oleks siis hull või mida iganes. Just. Ja kuidas sinule sobis, et ma olen natukene siis tuntud selle poolest, et ma annan võib-olla niisugust väga otsest ja nii-öelda siis ka ausat tagasisidet, et kas sinule sobis selline süsteem? No ka ainult selline saabki sobida. Mis ma hakkan sellega peale ümber nurga või ilustatud asjaga, et siis ma ju ei saa teada, mis ma valesti olen teinud. Ja seal samas, kui ma olen hästi teinud, siis see tundub ju mitu korda parem. Kui ma tean, et ta on siiralt ja otse öeldud. Just. Et ma tean, et ta ei ole pehmendatud. Et siis õpid ise ka olema võib-olla selles mõttes selgem, läbipaistvam oma suhtlemises ja oma jagamises teistega, et selline väga hea kogemus, kahesuunaline. Uues energias ei saagi teistmoodi. Ja, see on tõesti tõsi, et väga maskipalle siin teha ei ole võimalik. Nüüd, kui sa mõtled, kellele seda kursust sina soovitaksid, et kas on siin teatud nii-öelda siis vanusegrupp, mehed või naised või mingid teatud nii-öelda siis positsioonidel inimesed, kellele see programm sobiks sinu meelest? Nii meestele kui naistele vanusegrupp, siis kui inimene hakkab iseennast otsima või leidma ja tahab iseendaga tegelema, see on kõige õigem vanus. Vanuse kõrgmäära ma küll ei oskaks öelda, aga alammäär on siis, kui sa tahad tegeleda. Ja siis nendele, kes on tõsiselt valmis tegema. Kui sa lihtsalt mõtled, et ma lähen vaatan, tee ennem endale asi selgeks. Et see on ikkagi sügav sukeldujatele? Ta on jah, aga seal samas võib-olla mõni läheb niisama huvi pärast ja jõuab, ei tea, hoopis kaugemale kui keegi teine. See on ka, ei saa ju niimoodi öelda, et ära mine, eks. Aga panustada tuleb. Just, endaga tuleb tööd teha. Jah. Ja nüüd, kui mõni vaatab, et väga tahaks, aga ikkagi jälle hullud takistused, seal raha või aeg või mis iganes muud, siis vabandused kõik vaata riburada pidi tulevad siis välja. Mida sa nendele ütleksid, et kuidas nendest üle saada? Mina ütlen nii, et kui see on sinule ette nähtud, kui sinul on seda vaja, sa leiad selleks vahendid ja aja. See on ka igalühel erinev. Mind vahest viiakse sõna otseses mõttes jõuga kuhugile kohale, et see on sinule. Aga teistele nii ei tehta, selles mõttes on iga inimene erinev. Ja kui sa tahad, siis sa leiad need vahendid. Ja see sama teema, see leiab sinu. Ja eks siin võib-olla on ka see, et tõesti tuleb otsustada, et sageli inimesed ongi liha ega kala ja
siis ongi vaata, sa oled nagu laev ilma kaptenita, siis laev ei tea ka, kuhu minna nagu, et triivibki seal tuulega sinna ja tänna. Ja sa pead panema prioriteedid paika, sest kui ma nüüd ütleme, et saaks valida see sama teadmised, mis mul on praegu ja kas ma hakkaks uuesti seda teed käima, ma isegi ei kõhkleks. Kuigi ma tean, et pikk maa on veel ees. Aga kui mul neid teadmisi ei oleks, siis oleks muidugi väga raske valida. Nii, ja nüüd kas üks asi ka võib-olla, mis on siin paljudel välja tulnud, et on kasvanud nüüd ekstra just ka selle sisemise pere pärast, et on kasvanud nagu usaldus elu suhtes ja ka loomise suhtes ja ka koostöö suhtes siis sisemise perega, et tõesti isegi kui oled kõige nii-öelda siis raskemas seisus, et ikkagi kuna sa ei ole enam üksi, et sa nii-öelda siis vead kõigest ka kergemini välja, et kas see usaldus on sinu elus ka, sa võid nüüd öelda, et tõusnud nagu ja suuremaks läinud? Mul on väga suur julgus tekkinud selle sisemise pere kursusega, et siuke kindlustunne ja julgus, et mul ei ole vaja kedagi kelle peale loota. Teist, kui ma olen täpselt ise koos oma sellesama perega. Et seda mul ennem ei olnud. Väga lahe. Nüüd ma lõpetuseks vaatan ka veel sinu selle motivatsiooni siin enne siis sisemise perega algust üle. Ja siin sa ütlesid, et sinu eesmärgiks on siis ikka ennast arendada ja õppida, selgeks saada, mis kõik on võimalik, iseennast paremini tundma õppida, et kes, mis ma olen, elada täielikus harmoonias ja oskus elada külluslikku, seikluslikku elu. Et kui sa nüüd korraks veel nii-öelda hetke mõtled, et kas need motivatsioonid, mis sa siia panid, on juba üsna nii-öelda siis saanud täide viidud? Ma ütleks küll. Ja tõesti, see kõik on võimalik. Siin oli sul ka päris palju selliseid julguse harjutuse kogemusi, kus tõesti asjad, mis tundusid täiesti võimatud, täiesti globaalselt hakkasid asjad liikuma, et sulle nii-öelda siis need võimalused kätte tuua ja iseennast paremini tundma õppida, see on nii-öelda täiesti garanteeritult selle asjaga kaasas, on ju. Ja kes või mis sa oled, seda ka ikkagi väga mitmest aspektist kohe siit ja sealt nurgast saime vaadata. Ja harmooniat on ju ka väga kõvasti juurde tulnud just iseendaga seoses, et kuna nüüd need sisemised konfliktid sellisel kujul enam ei eksisteeri ja sisemise perega saad ka toetada neid, siis harmooniat on kõvasti rohkem. Mina olen väga rahul ja vaatan aga ootusrikkalt edasi, et mida veel. Just. Ja nüüd, mis sa kõige lõpetuseks ütled, on sul midagi veel? Inimesed, kes vaatavad nüüd, on vaadanud läbi, vaatavad, no tore, Leal läks niimoodi, aga ma ei tea, võib-olla midagi veel väikest müksu vaja sinult, et mis see müks oleks sinult? Ma ei oskagi öelda, ma lihtsalt tunnen, et elu on lõbus, et mul on kogu aeg hea tuju, et mul ei ole üksinda, ei ole igav. Ma ei oska öelda. Kõik on täpselt nii, nagu ma poleks uskunud, et üldse on. Ja võib-olla üks asi ka, mis ma võib-olla veel tooks välja, võib-olla isegi kaks asja, mis on sinu elukordi lihtsamaks teinud ja võib-olla ka teisi siis inspireeriks ja väikseks müksuks nii-öelda. Üks on delegeerimise oskus, mida sa said siin kõvasti nii-öelda siis harjutada musklina. Ja teiseks ka siis selline lahtilaskmise oskus, et tõesti seda on siin ka teised maininud, et sa ei pea kõike ise korraldama, et jätad osa siis sisemisele perele või sisemisele mehele. Ja need kaks kokku väga hea siuke kompositsioon. Kas pole? On ja delegeerida mulle meeldib, kui ainult oleks kellele rohkem.
ja no mida rohkem aeg edasi läheb, eks siis tekib ka inimesi, kellele delegeerida. Kindlasti. Ja vahest ei olegi otseselt vaja inimest, saad delegeerida oma sisemisele perele. Ja. Nii. Lahedad tegelased. Just. Nii et suur aitäh sulle, armas Lea, imeliste seikluste eest koos sinu sisemise perega, selle usalduse eest, et saime mõnusalt siis õppida nii-öelda siis üksteist kõik tundma ja toetada siis sellel imelisel loomisel. Ja usun küll, et nüüd siis üks sisemine pere on jällegi õnnelikumaks saanud siis sellel planeedil läbi sinu ja siis seikleme vapralt edasi Külluse tähe all. Aitäh! Aitäh sulle ka! Mahalo! Mahalo!